Mida ma kardan? Miks ma kardan? Kust see tuleb? Mis viib mind edasi? Kuhu edasi? Kas ma viitsin? Mis on minu mõte, kes ma olen? Palju eksistentsiaalseid küsimusi. Et elada, pean ma jõudma nende küsimuste tuumani, tõlgendama, enesele põhjendama, leidma probleemi alge. Palju vastuseid peitub lapsepõlves ja minu tekkeloos. Vaid ennast analüüsides, kartmata tõde, on võimalik pöörata oma energia positiivseks ning panna see oma kasuks tööle. Ilma enesele õigustamata ei ole võimalik elada. Hinga, ava silmad ja süda ning liigu elus alati edasi. Ära lase halval võimust saada. Ole rõõmus ja püüa alati olla parem inimene. Mis on inimene? Ma väga tahaks teada. Kas sa oled sina või äkki hoopis mina? Energiliselt vaatan üles, mõtlen õudusega. Kui mehed lapsed ühinevad, siis energia pääseb valla. Energia loob, mees loob lapsele ohtu, inimene loob. Sina ja sina, te kuulake mind, meid saatus ühte on põimind. Seda lõhkuda saab vaid mu ego, solvudest teist lahkub, ütleb mul, let's go. Vabandan, sind täita võib õud ja küsimus põues, millest mul põud. Kuid mõista, arenema panev energia tekib negatiivsest. Kasuta seda ja tea, positiivsus elule parim žest. I feel like an alien studying the human race. I know them, but they don't know me. I'm only a child, I don't feel 18. Curiosity is my passion. I have so many random questions. Everything is bigger than me. I'm never really, truly happy. Kolmemõõtmelises elus juhib päikese energia minu sisemist liikumist. 2 allikat põimuvad üheks tervikuks. Ka inimene on loom, osake päikesesüsteemi harmooniast. Ma olen laps, inimkonna seeme. Olen tuleviku alge, allikast, millest joome. Aasolgus jumalik igaviku pidu, seal on võitutu ühinemine ja patuste horror. Meid valvab eluloom ja liidab geneetiline liikumine. Ma kord mõtisklesin, kas oht varitseb loomades või millegis muus. Kas ma olen ainuke, kes niimoodi mõtleb? Kas see on normaalne, kui ma sellistele asjadele mõtlen? Või siis lihtsalt mul palju energiat, et paremat teha pole? Minus on päikseline vägi, jõud, kui ainult seda R-i ees ei oleks. Tänu taevale on olemas ka T, mis muudab ärevuse tundlikkuseks. Ja sellest lõimumisest ma loon. Sulle ja sulle. Mina. Tundub egoistlik, aga seal sügavustes peitud ka sina. Ohtliku valiku teed, kui sõbraks valid jäära. Järgmise raja endale alati ise määran. Päike kui soojuse eluallikas. Pea vahepeal tundub nagu tihke kaalikas. Alati otsin midagi uut, sest higav hakkab mul tihti. Kuigi silme ees pole veel kindlat sihti. Igal inimesel on oma allikas. Sealt saan enda energia, liikumisjõu, ohu. Ilma selleta ei oleks mul elu. Mu sees on vägi, mis suur kui mägi. Võin olla kui ohtlik loom või hoopis energiast pakatunud laps. Äkki olengi päike? Mina olen loom, inimene, laps. Mina olen tasakaalukas, päikene, konstant. Mina olen ohtlik, hävitav, jube. Mina olen. Energiarikas, õnnelik inimene, eluenergia. Power, loom, sina, elu, energia, ühinemine, tervik, oht, auk, jumalik, mees.
mina olen ohtlik, energiline loommees. ma olen inimene, ma olin laps, võib-olla kunagi ka loom. praegu olen iseenda õnneallikas. meie ego loob ellu päikese, mis tühistab loomolenditele suunatud ohu. ühel päikselisel Eestimaa hommikul pinises ja lendas lillest lillesse sääsk, nimelt sääsk Tõnu. kui Tõnu sääseliste kokkutulekul viibis, siis mõtles ta oma pisikese ajuga, mis tunne oleks olla loom. üks karvane, tugev, neljajalgne loom, suurte hammaste ja kõrvadega, näiteks hunt. õhtupoole, kui Tõnul oli jahiaeg, ei osanud too arvatagi, milline oht teda ees ootas. Niisiis avastaski sääsk end ühelt eriti karvaselt jalalt. see jalg ei kuulunud aga tavalisele inimesele, see jalg kuulus lapsele, kes selle sääse elu kõigest käeliigutusega lõpetas. ma olen loom, loov loom ning sina oled oht nii mulle kui teistele. ma olen inimene ja miks on seemne ühinemine maaga nii aeglane, energiarikas, kuid samas nii jube? oli laupäeva hommik, kell oli 5, päike tõusis ja ma lamasin unetult oma voodis. ma kuulsin linde ja loomi häälitsemas. ma üritasin magada, aga see ei tulnud välja, kuna minus oli nii palju energiat ja ma olin nii elujõuline. kuna mul oli igav ja ma ei tahtnud teise tuppa minna, mõtlesin ma, et kuna ma olen loov laps, siis ma võiks panna loomade, lindude häältest terviku kokku. peale seda ma jäin magama ja kui mu isa hommikul küsis, miks ma üleval olin, siis ma vastasin, miks mitte. olen kineetiline. minus on liikumisjõudu, täis energiat, tarkust. mina, mu ego, minu elu. olen mina, ego. sina, laps, sündinud spoorist, seemnest, loodud loomise energiaga, tekitatud loodusest. üks ühine algsest loomolendist. meie DNA painutab ning neelab samamoodi valgust nagu mustad augud. me ei näe musti auke ega saa nende kohta arvutusi teha, aga me teame, et need on olemas. Ja sama on paljude asjade kohta maailmas. Lihtsalt see, et me neid ei näe või neist aru ei saa, ei tähenda, et neid pole olemas. Ja nii paljud inimesed usuvad, et nad on jõuetud või tähtsusetud. Aga meie kehas on miljardeid ja miljardeid DNA osakesi, mis kogu aeg pidevalt painutavad ja neelavad valgust nagu meie galaktika must auk. Ja kui sa arvad, et üks galaktika on suur, siis mõtle, et sinu sees on neid miljardeid. Minu sisemine päike on veel avastamisel minu tulevas elus. Minu ego on väga suur. Igaühes peitub loom, ka minu sees. Ise loom, aga miks? Kui oled elus juba sellel piiril, et soovid alla anda, siis sinu sisse tungib kahjulik energia. Iga inimese elu algab nullist. Sina ja sinu elu redigeerib vaid sinu tahtmine. Iga laps on eriline, kes toovad vanemate igapäevasesse tujusse veidike päikest. Looma elus tarmukus kui geneetiline vitaalsus sinust või on see hoopis minust? Miks? Ma olen inimene, Põhjamaa laps. Seega minu suurimaks ohuks olen ma ise. Kuidas saaksin olla liikumises? Lõimuda teistega, kui mu enda sisemine jõud mind tagasi hoiab. Enda seesmisest kartusest ülesaamine ongi eduallikas. Sa oled laps, kellel on palju energiat ja kellel on pikk elu ees. Su ego võib olla kahjulik su suhetele, aga sa suudad tulla tagasi maa peale ja mõista, et oled ikkagi inimene. Mul sees on päike nii ere. See juhib mind läbi halva ja hea ja väsimuse ja tüdimuse. Kuid kui päike kord tõuseb, läheb see ka looja, nii minugi sees. Mõtteid mürgitab isekas vari, see lämmatab ja matab musta tuha alla.
solvumine mu sees aina kasvab ja kasvab, kõrgub veelgi suuremaks varjuks ja lämmatab veelgi rohkem, kuid päris pimeduseni see veel ei jõua. Ja peaksingi tänulik olema. Tänulik, et päike siiski tõuseb uuesti ja jääb taeva kauaks. Tänulik, et öö on lühem kui päev. Loodan teistele ja sõltun neist kui koer oma peremehest, sest teised ongi mu energiaallikad. Seda energiat soovin ma kasutada teiste tarbeks, kuid välja tuleb nagu alati üks trampimine, jooksmine, trall ja tagaajamine. Kuid vähemalt jagub mul seda energiat, et olla laps, nagu ma siiski veel olen. Elus on tähtis ju integratsioon, päikse energia ja südameloom. Ees oled sina ja taga on foon, enamasti on ilus see situatsioon. Olen alati olnudki selline mees, kellel kahjulik olla on madala sees, et kui üldse, siis alati kaelani sees, elu alge on minu ja sinugi sees. Elu, 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 mina